Pole ammu pikka videot teinud. Tegelikult ma isegi ei tea, kui pikk see nüüd tuleb. Aga see on jube äge, kui sa hakkad midagi tegema ja siis järsku löövad mingisugused mõtted pähe. Nagu mul siis praegult. Hakkasin trenni tegema. Sellepärast mul on need asjad seljas. Ja siis järsku lõi mulle pähe, et hullult inimesed tahavad tegeleda enda nagu eelmiste elude. Täielik viimase aja trend, ma ütleks. Vähemalt ma olen niimoodi tähele pannud. Hullult ma muidugi ringi ei surfa, nii et see on võib-olla lihtsalt see, mida mina olen juhuslikult näinud või kuulnud või mis mulle on räägitud. Aga kõik see eelmiste elude mustrite nagu siia ellu kaasa toomine ja kõik selliste peresüsteemide parandamine. Ma ei ütle, et see nagu vale on, see on jumala okei, see on jumala õige. Ja me saame oma pereliinidest hästi palju igasugust jama kaasa, mis on siis vaja nagu tervendada, sellepärast, et see mõjutab meid ühel ja teisel viisil. Aga lõi mulle pähe selline huvitav mõte, et kuna see on nii trendiks saanud, minu meelest siis vähemalt, et kuidagi tahaks lihtsalt meelde tuletada, et me elame praegu siin. Meil on praegu see elu. Kuidagi mulle tundub, et me vajaks sihukest meelde tuletamist. Et see eelmistes eludes nagu nende esivanematega tegelemine ja nendega nagu nende asjade tervendamine on küll vajalik, aga ärme unusta sealjuures ära, et me ju elame praegu. Ja see elu ei jää ju seisma sellepärast, kui me tahame minna tervendada mingit liini siin taga. Või mingisugust traumat, mis on veresüsteemis sees. Või mingisugust vaadata, mis me üleüldse eelmises elus tegime. See vaimne pool nüüd siia. Miks on mulle miks peaks olema sulle see olulisem, mis sa tegid eelmises elus, kui see, mis sa teed praegu? Sest see sekund siin tiksub ainult edasi ju kogu aeg. Need minutid siin ei jää seisma. Mitte keegi ei pane seda pausile selleks ajaks, kui sa mõtled, et issand jumal, ma olin eelmises elus, nagu elasin seda asja läbi ja elasin toda asja läbi. See on kõik ääretult põnev. Muidugi see on ääretult põnev. Ja väga hea on teada. Sest seal on ka omad nüansid, eks ju, mis võivad täiesti vabalt mõjutada meid praeguses elus. Sest see siin, see on ainult see keha, see masin, see liikumisvahend, mida me kasutame selles elus. See on ainult see aparaat, mis hoiab meid selles füüsilises elus, et me saaks siin asju midagi korraldada, sest muidu me oleks laiali ju. Meil on vaja seda keha, meil on vaja seda elu. Me oleme siin loomulikult ka missiooniga. Ei ole päris niisama. Igalühel on oma missioon. See, kui sa lihtsalt käid kogu aeg tööl, sa arvad, et sul ei olegi muud elu, see on ka sinu missioon. Arvesta palun sellega, on ju. Aga sel hetkel, kui sa tunned, et sa hakkad huvituma rohkem sellest, mis oli kunagi, kui sa hakkad elama seal, siis ma arvan, et sul oleks targem lõpetada see ära. Märka enda juures seda asja. Ma olen ka olnud seal. Minul oli ka hästi põnev teada saada. Issand jumal, ma isegi ei mäleta enam, ma tegin teste ja ma käisin rännakutel ja kõike, mis vähegi oli võimalik, et välja uurida seda, mis ma eelmises elus olin või üle-eelmises või üldse kõikides eludes. Seal on mingit laadi muster, kuigi tundub, et seda ei ole. Tegelikult on. Mingi muster seal on.
aga ma tundsin ühel hetkel, et ma kaon ära sinna. Et ma nagu ei märka enam praegu käes olevat elu. See teistesse eludesse minek, see vaimsusega, ma ei taha öelda vaimsusega, see on nii vale siin praegu. Aga et jääda kinni. Oletame, et ma nüüd selles elus olen okei. Võtame siis selle näite. Ma olen terve oma elu, valdava enamuse oma elust olnud klienditeenindaja. Oluliselt väga palju muud ei olegi siin elus võimalik teha, sellepärast et see on see klišee töö, mis on kättesaadav absoluutselt kõikidele, kogu aeg. Ma olen terve oma elu põhimõtteliselt olnud klienditeenindaja. Ja sel hetkel, kui ma avastasin, et ma oma eelmistes eludes ma olen olnud õpetaja, ma olen olnud filosoof, ma olen olnud selliste kohtade peal, kus ma ka tegelen inimestega. Aga lihtsalt see viis, mismoodi ma nendega tegelen, see on olnud erinev. Okei, ma ei hakka nendest mustritest praegu rääkima, sellepärast et siit hakkas juba välja tulema, on ju. Aga ma jäin kinni sinna ühel hetkel. Ja ma hakkasin endale ette kujutama, et ma olen praegu ka, et see on nagu, et ma peaksin praegu ka tegema midagi, mis ma siis tegin. Sest mulle meeldis see mõte rohkem kui see, et ma olen lihtsalt teenindaja. Poes, kassas, kohvikus, letis selles mõttes. Ja mulle meeldis see rohkem, mis siis oli. Sest see tundus kuidagi, ta oli kõrgema tasemega, ütleme niisiis. Ja see tundus palju ägedam. Ja mulle tohutult meeldib inimestega suhelda. Tohutult. Ma lihtsalt ei saa seda ära kirjeldada, kui palju mulle inimesed meeldivad. Ja ma jäin kinni sinna. Ja siis mingil hetkel ma avastasingi, et ma ei märka enam seda elu. Et ma unistan sellest, mis oli kunagi siis. Oleks see veel nagu lihtsalt mineviku aeg olnud, et lilleline elu ja oli palju parem ja issand jumal, kui kahju, et mul nagu, ma ei tea, jäin kõigest ilma, on ju. Aga see oli eelmises elus. Saate aru? See oli enne seda kehastust, üleüldse enne kui ma siia maailmasse sündisin. Ei saa lasta sellel ennast niimoodi mõjutada. Pange tähele seda hullu vahet, mis siit tuleb. Sa ei saa lasta ennast mõjutada nendel asjadel, mis sa saad teada, mis on olnud. Sa ei saa sinna kinni jääda. Ma olen jumalast kindel, et see tänapäeva maailm osalt on siin, kus ta praegult on, ehk siis laiali ja segamini ja katki igal võimalikul moel. Osa sellest on raudselt sellel, et me oleme kinni kuskil, kus me ei peaks olema kinni. Me elame mingisuguses mõttes, millega meil praegu tegelikult siin ei ole oluliselt midagi peale hakata, peale lihtsalt selle teadmise. Ja see, et kuskil kunagi sa tegid midagi muud, on ju. Eelmises elus olin õpetaja. Aga ma ei ole märkanud seda nüanssi, et ma selleks ka ju sain kuidagi moodi. See ei olnud niimoodi, et ma sündisin ja siis kohe olingi õpetaja. Või doktor või filosoof või mis iganes, Selleks pidi ka ju saama. Selleks pidi ka ju kasvama kuidagi moodi. Ja selles elus see missioon, mis meil siin on,
me võib-olla ei ole veel, sa võib-olla ei ole seal kohal veel. Ja sa oled väga paljud õppetunnid ära maha maganud lihtsalt. Lihtsalt sellepärast, et sa oled seal. Mujal. Et sa oled kinni selles mingisuguses asjas, teadmises, mis sa said selle kohta, mis oli kunagi. Oli kunagi väljaspool seda reaalsust isegi. See oli sinu reaalsus siis. Aga see siin on praegune reaalsus. See on see, mis on päriselt oluline. See on see, millega sa peaksid praegu tegelema. See ei aita sind tegelikult selles elus jõuda kuskile, kui sa teadsid, mis sa siis tegid. Sul on ainult see teadmine, et siis oli midagi. Et sa olid siis keegi teine. Loomulikult sa olid keegi teine. Sa olid teises elus. Aga ära jää sinna kinni. Ma olen jumala kindel, et osa sellest, miks maailm on nii katki, ongi see, et me oleme liiga palju kuskil mujal kinni. Me tegeleme nii palju igasuguste perekonnamustrite muutmiste ja sihukeste asjadega. Ma absoluutselt jälle kord ma ütlen, see ei ole vale. See on jumala õige ja neid on vaja parandada. Aga palun ära jää sinna kinni. Sellepärast, et see on umbes nagu peaks olema tööl käimine, vaata. Sa käid tööl, sa keskendud oma tööle. Ja siis sa tuled koju ja siis sul on muu elu. Lapsed koristamine, no mida iganes sa kodus teed, on ju, kas või vaatad lihtsalt Netflixi. See on muu elu. Sa tegeled siis sellega, on ju. Nende mustrite muutmisega, parandamisega, tervendamisega. Ja mis siis olid? Mis ei allunud sinu kontrollile absoluutselt. Eks ju? Sa ei saa olla neis nii kinni, et kui sa tuled sealt, sellest teraapiasessioonilt ära, et siis sa automaatselt kulgedki ainult selles teise elu teadmise maailmas. Ma isegi ei tea, kas ma suudan seda korralikult nagu niimoodi selgeks teha. Aga põhiline on see, et kui sa hakkadki tegelema sihukeste asjadega, on ju, lähed oma eelmiseid elusid siis vaatama ja tutvuma sellega ja teada saama igasuguseid asju ja kui tulevad välja igasugused need mustrid, mis on vaja muuta, on ju, ära jää kinni sinna, sest sa hakkad neid heietama. Ja see heietamine ei toimu ainult ju sinu peas. Su lapsed ka kuulevad seda. Aga nemad ei saa sellest veel aru sellel tasandil. Ja nad kuulevad seda juttu ja neil tekib peas segadus. Kui sina ei ole see, keda nemad on harjunud nägema kogu aeg, kes sa siis oled? Sa tekitad neile konflikti, mida ei ole neile üldse vaja. Kasvavale lapsele ei ole sellist konflikti vaja, et tema vanem, keda ta teab enda vanemana, järsku tuleb välja, et ta ei olegi see. Aga kes ta siis on? Ühtäkki sa oled oma lapse jaoks võõras. Ja see on ainult selle pärast, et sa jääd kinni sinna, mida selles elus tegelikult ei ole. Füüsiliselt ei ole. Ja sa unustad ära need asjad, mis siin reaalsuses päriselt olulised on. Kui sul lapsi ei ole, jumala eest lase minna. Kui sul on lapsed, sa pead tegema neid asju teistmoodi. Nüüd see jutt juba läks sinnamaani välja, et mul on peas mõlkunud juba ammu mõte, siis, et ma peaksin selle asja ka ikkagi ära rääkima. Ma arvan, et see vist äkki ongi see õige koht nüüd. Kuidas see, kui lapse vanem astub enda enesearengu teele, hakkab tegelema iseendaga, saab teadlikuks oma traumadest, miks ta on selline, milline ta on ju, mis asjad teda mõjutanud kõik on, mida tema vanemad valesti tegid. Sel hetkel ta muutub lapse jaoks ja siis tegib lapsel konflikt. Me enda enesearengu teele astudes unustame selle asja ära. Mina unustasin selle asja ära.
ma ei saa öelda, ma isegi unustasin selle asja ära, sest ma ei teadnudki seda. Sa ei saa ära unustada midagi, mida sa ei ole teadnudki, eks ju. Aga iga kord, kui ma tulin koju jälle uue teadmisega, minu jaoks oli see heureka, minu jaoks oli see pusletükk jälle paika minemine, jälle ma sain rohkem aru millestki. Aga ma rääkisin sellest ju kõva häälega. Kõik minu telefonikõned, kas siis koolikaaslastega, enesearengu koolikaaslastega, ütleme nii siis, või ma ei saa öelda sõbrannadega, sellepärast, et esiteks mul neid väga ei ole ja teiseks need sõbrannad, kes mul on olnud, ma ei olegi nagu saanud nendega sihukestest asjadest korralikult rääkida, sest nad ei ole nagu aru saanud või. Et alguses ma rääkisin aga väga kiiresti ma loobusin, sellepärast, et need jutud ei jõudnud kunagi mitte kuskile. Minul oli vaja analüüsida, ennast lahata, kõva häälega arutada kellegagi, aga ma ei saanud seda nendega teha, sellepärast, et nad ei saanud mitte essutki, vabandust väljendusest, nüüd siis aru sellest, mida mina räägin. Sest nende maailmas on kõik jumala okei. Sul on töö, kus sa rabeled ennast pool ogaraks, sa teenid mingisugust raha, mida sul ei ole tegelikult aega kulutadagi. Ja sa teenid mingisuguseid ulmesummasid, millest tegelikult sul kasu ei ole mitte essugi, sellepärast, et sa paned kõik igale poole uutesse laenudesse ja ma ei tea, kuhu iganes ära, Materialismi, mis ei ole ka halb. Absoluutselt ei ütle seda. Aga ma ei saanud nendega sellistest asjadest rääkida. Ehk siis, kõik, mida ma rääkisin, arutlesin, kinnitasin, läbi analüüsisin, ma tegin seda kas iseendaga kõva häälega, sest ma olen julm iseendaga kõva häälega rääkija, või siis ma rääkisingi mingi sellise inimesega, kes on ka seal olnud, kes teab sellest teemast ja kellega ma saan arutleda. Ja mu lapsed kuulsid seda. Ja nende jaoks oli konflikt. Ja ma ei teadnud seda. Iga kord, kui ma tulin koju jälle minu jaoks mingisuguse äratundmisega, pusletükiga, mis oli paika läinud, iga kord nende jaoks ma läksin rohkem katki. Pilt minust pudenes minu juurde tulnud tüki võrra nendelt vähemaks. Ülioluline, millest ma olen nüüd aru saanud, on see, et kõik vanemad tahavad kangesti oma lastega hullult rääkida, Aga on asju, mida sa tegelikult võiksid vähemalt alguses siis mitte rääkida. Sest sa lihtsalt lõhud ära lapse pildi sinust. Tema jaoks vanem muutub. Aga lapsel on vaja harjumuspärast. Temal on vaja rutiini teatud mõttes, mis on igas mõttes tegelikult. Ja ülioluline, kui sa astud enesearengu teele, ma saan aru, ma olen jälle kordi olnud seal, et see on nii fantast. Tahakski neid teadmisi nagu tervele ilmale kuulutada ja rääkida ja ma sain jälle selle teada. Nüüd ma saan aru, nüüd ma tean, nüüd ma saan aru. Tahaks hõisata selliseid asju. Palun ära tee seda. Ausõna, kui vähegi võimalik, proovi mitte seda teha. Kui sa tahad neid asju arutada, muidugi sa tahad, ma ju tean, et sa tahad. Selle jaoks olekski väga hea, kui sul oleks kas siis, enesearengu teel olles sa tahes-tahtmata sa käid mingisugustel kursustel, koolitustel, koolis, kas või võta sealt inimesed. Päriselt. Või siis hangi endale selline terapeut, kellega sa saad rääkida neid asju, kellega sa saad läbi analüüsida, kes ei pane sulle mõtteid pähe mingisuguseid, vaid kes on sinu mõttega, sinuga. Sest sul on vaja tegelikult endast välja rääkida ja enda jaoks paika loksutada see mõte,
mis sa just said, see teadmine, mis sa just said. Et seda ei ole vaja seda õhupalli ei ole vaja lõhki puhkuda. Et sul on niigi heureka oma peas selle uue teadmisega, mis sa just said, mille võrra sa oled terviklikum, on ju. Õudne on seda öelda tegelikult. Aga kui sa lähed sellise terapeudi juurde, kellel on oma ideed nendest asjadest, ta kas lükkab ümber su teadmise või siis paneb sinna juurde veel nii palju, et see sinu teadmine, mis sa just said, see muutub tühiseks. Aga tegelikult on hästi oluline integreerida ära ennast just täpselt selle teadmisega, sellesse teadmisesse, kus sa oled. Et ei ole vaja hüpata asjadest ette. Ja ma olen kogenud ise ka seda, kuidas mõni terapeut on omadega nii... Tegelikult ma ei taha öelda terapeut. Ma tahan konkreetselt rääkida tegelikult nendest psühholoogidest. Et ma olen... Ja tegelikult ma ei taha sellest ka rääkida. Ma ei taha kedagi maha teha selles mõttes ju ometigi. Sest igal ühel on ju omad teadmised ja omad nägemused asjadest ja omad tarkused, on ju. Aga lihtsalt püüa leida see inimene, kellega sa saad niimoodi rääkida, et ta toetab sind selles, kus sa praegult oled. Just nende heureka hetkedega. Kui sul on raske, siis loomulikult on sul vaja kedagi, kes sind aitab sellest üle, sellest välja. Ka see teadmine on tegelikult oluline, ka see on vaja läbi töötada, omaks võtta. Aga seal on nii palju erinevaid nüansse lihtsalt. Aga kuidagi proovi niimoodi teha, et sa ei muudaks, et sa ei tekitaks lastele seda konflikttunnet. Nemad on harjunud ühe vanemaga. Nad on harjunud sinu mustritega. Nad on harjunud, mismoodi sa käitud, mismoodi sa reageerid. Nad on terve enda elu ju sinuga olnud. Sa oled tuttav, sa oled turvaline. Ja kui see nüüd äkki niimoodi muutuma hakkab, see on absoluutselt vale. Sa võtad oma lastelt ära selle, kellega nemad harjunud on. Sa võid vaikselt kasvada, aga ära mine kohe nendele seda klikki nagu peale panema, sest ta ei ole seal. Tema mõistus ei ole nii nagu välja arenenud, ta ei saa aru. Tema jaoks sa muutud võõraks. Mõistad? Ja siin ongi see põhjus, et kui sa lähed uurima mingisuguseid selliseid asju, on ju, kuskilt, ära unusta ära seda, kus sa praegu oled, sest see on tegelikult ka oluline. Veel olulisem. Sul on vaja siin elus tegeleda sellega. Hoida terve see keha, on ju? Hoida terve see maailm sinu ümber. Oma lapsed, oma partner. Võib-olla on nii palju katkiseid lapsi meil sellepärast, et kui nende ümber aina rohkem ja rohkem inimesi tegeleb enesearenguga nagu suure kella küljes, hästi suure kella küljes, siis nad hakkavad, nende sees on võib-olla ka konflikt lihtsalt sellepärast, et aga kui tema nüüd alles teada sai, kes ta on, ja ta on kogu aeg katki olnud, vaata, nagu välja tuleb, siis on ju nendest kõikidest juttudest ja asjadest, siis olen mina ka ju. Ja siis ta ongi katki, sest tema veel ei oska sellest aru saada. Laps ei saa sellest veel siis aru ju. Temale seda ära seletada väga raske ja me tihti ei tulegi selle peale. See kõik toimub siin, aga nad ei oska seda väljendadagi, nad lihtsalt vaatavad, jälgivad ja mõtlevad, holy crap. Mu vanem ei olegi see, kes ta on kogu aeg olnud. Ta on katki. Ta ei ole turvaline enam.
järelikult olen ma ka katki. Järelikult ma ei ole ka see, kes ma arvan, et ma olen. Saate aru? Tegelikult see on nii õudne. Nii tore, kuidas ma rõhutan seda õudset praegu siin. Kohvitass absoluutselt on olemas kogu aeg. Ma olen praegu siia nüüd kokku pannud vist 3 erinevat teemat. Plaan oli lihtsalt teha paariminutiline see, et kõik on väga tore, ilus ja kena, et sa tegeled sihukeste asjadega ja vaatad oma eelmiseid elusid ja äkki sul on seal, et mis seal kõik toimus ja mis seal oli, on ju. Aga palun ära unusta ära seda, kus sa praegult oled. Sinu arusaamad iseendast, sellest, mis oli, sellest, mis kunagi oli, ei peaks mõjutama sinu lapsi. Nad jõuavad niikuinii ise ka sinna enesearengu teele, sest sa näitad ette ju seda. Aga sa ei tohiks kuidagi sa peaksid nendega ettevaatlikum olema igastahes. Tunduvalt ettevaatlikum. Sest mina enda lapse pealt nägin, tagantjärgi mõeldes, panin nagu need pusletükid ka kokku, mis on fantastika. Ma nägin, kuidas ma muutusin tema jaoks ebaturvaliseks. Ja ma ei saanud sellest siis niimoodi aru. Sest ma tegelesin iseendaga. Ja kuidagi moodi juhtus niimoodi, et sinna vahele ei mahtunudki enam keegi. Ma muutusin selles mõttes isekaks, paned tähele. Ma unustasin ära, et nemad ei saa sellest niimoodi aru ju. Nemad ei näe seda sama pilguga. Nemad saavad, kui ma neile rääkisin, nemad näevad ju ainult seda, mis ma siis räägin, aga nad ei näinud seda protsessi, kuidas ma jõudsin sinna oma pusletükini. Sest neid ei olnud minuga kaasas ju koolis. Või kus iganes selles mõttes, kus sa neid asju neid teadmisi käid ammutamas. Nad ei ole sinuga ju kaasas, nad ei näe seda protsessi. Nemad näevad seda, mis tulemusega sa koju tuled. Et see on väga oluline asi, mida jälgida. Kõik on väga ilus ja kena, et tegeletakse hästi palju iseendaga ja hästi palju tegeletakse igasuguste mustrite murdmisega ja tervendamisega ja loomulikult. Inimene sünnib siia ilma, ta on juba katki ju tegelikult. Juba tal on trauma. Inimese elu kõige suurem Ma nüüd jälle tõmban sult ilmselt ma tean, et sa arvad, et sa oled võib-olla kõige katkisem inimene siin maamunal, on ju. Aga tegelikult kõik me siia ilma sünnime. Ja me oleme juba läbi teinud oma elu kõige suurema trauma. Sündimise. Me ei mäleta seda põhjusega. Me ei peagi mäletama seda, sest see on valus. Siia ilma sündimine on valus. Mitte ainult emale, lapsele ka. Me ei peagi seda mäletama. Nende asjadega tegelemine on ääretult oluline. Aga sa pead jälgima seal juures ka seda, et kas sa äkki muutud ka iseenda jaoks ebaturvaliseks. Sest selles emotsioonide virvarris, mis hakkab toimuma teades kõike neid saades kõike seda, mida sa teada saad, see lööb sul endal ka jalad alt. Ja kui sa varem arvasid, et sa tead, mismoodi sa asjadele reageerid, siis enam ei tea ju. Ja siis sa oled ebakindel. Et kõik see, millega sa tegeled, see võib muuta sind ka iseenda jaoks ebakindlaks. Et need on need asjad, mida peab ka jälgima seal juures.
ja need on need asjad, millest võib-olla keegi ei räägi. aga ära unusta seda elu, mis sul praegult on. see on ka oluline, see on veel olulisem. lõi praegu pähe kes on mu videoid varem vaatanud. siin oli siis see minu klassikaline mõttepaus, mis venib minu enda jaokski venis praegu päris hea. äge. ja tegelikult ma pidin üldse trenni tegema. ma arvan, et mul vist praegu ei olegi äkki rohkem midagi öelda selle kohta. Sain selle endast välja. Enda peas ma ilmselt lahkan seda veel. aga olgu. oli tore üle pika aja rääkida jälle. aitäh kuulamast, kui sa viitsisid kuulata. ja tahan siia lõppu ka veel öelda. kõik, mida ma räägin, kõik, mida ma kirjutan, see on minu enda peas toimuv. minu nägemus, minu tunded ja minu arvamus asjast. see absoluutselt ei pruugi ja ei peagi ühtima sinuga. sellepärast, et vaata, kui palju inimesi on maailmas. me ei saagi mõelda kõik ühtemoodi. muidu oleks vapse igav. Meil ei oleks mitte midagi õppida teistelt inimestelt. Meil ei oleks mitte midagi kuulata. Siis miks sa peaksid kuulama kedagi, sa juba tead, mida ta räägib, sellepärast, et sa räägid ise täpselt samat asja. Igav. aga jah, see siin on kõik ainult see, mis on minu peas. Minu mõtterännakud, minu mõtteheietused. ja see on täiesti okei, kui sa ei ole nõus. või kui sa vaidled vastu. see on jumalast okei. nii et aitäh sulle ja järgmiste videoteni. Tšau!